Tere kõigile! Kui siin enne oli selline pragmatistlikust filosoofilisest vaatepunktist lähenemine, siis minu ettekanne mõnes mõttes läheb täieliku sellise metafüüsilise spekulatsiooni teed juba võrreldes sellega. Aga nagu mõnes mõttes on väga palju sarnaseid küsimusi ja on ka nagu eelmise ettekande jätku, millega just Agnes lõpetas. Üritan oma ettekandes minna tagasi sellise algse kogemuse, lugemiskogemuse juurde, mis avaneb siis meile, kui me neid romaane loeme. Ja romaanid on selline ajakunst ja see, kuidas tekst hakkab suhtlema meie meeltega ja samas pakub meile sellise mudeli, ka kronoloogilise mudeli oma maailmast. See ongi nagu minu jutu nagu peamine teema. Täpsemalt tuleb mul juttu kahest erinevast ajarežiimist, mis omavahel romaanidesse ei segune mõnes mõttes, mitte mingil juhul. Esiteks lineaarne aeg, milles on kujutatavad ja üleüldse meile nagu kognitiivselt ligipääsetavad inimeste ja rahvaste saatused, sündmused ja üleüldse kogu meie identiteeti puudutav vald. Ning teiseks meie keha aeg, mis on alati olevikuline, milles me nagu kogu aeg viibime niimoodi algusest lõpuni, kuid mis siis erineb ainult oma sellistes intensiivsustes, sest ka keha see erineb iseendast oma seisundite tõttu. Kuid enne veel selle osani jõudmist ma alustan kahe erineva kirjaniku tsitaadist, millest üks pärineb Mihkelsonilt ja teine pärineb Madis Kõivult. Mõnikord öeldakse, et kirjaniku arvamused ja eneseanalüüsid võib, kui eksitavad nagu kirjandusteaduses kohe kõrvale jätta, kuid Mihkelsoni puhul ja Madis Kõivu puhul näiteks minu arvates üldse niimoodi ei ole. Ma ise pooldan vaatepunkti, et iga nagu juhtum on selles mõttes nagu eriline ja nagu kirjandusteadlane peaks nagu iga kord nagu mõtlema, et kuidas selle asjaga on, et meil ei ole nagu mingit teooriat selle kohta. Ja nüüd järgnevas tsitaadis esimeses, mida te loete, selgitab enne Mihkelson midagi tema loomingule sellist üdini olemuslikku, kõiki need asju, mis puudutavad elulugu, inimese isedust ja kirjanduslikku väljamõeldist teisest küljest. Ja olen siin teinud rasvase kirjaga need kohad, mis on minu arvates nagu kesksed. Ja kirjaniku usutelles kõneluses Mihkelson on lausunud, et kõige rohkem kasutab kirjanik ära iseennast, kuid see on nii läbi isiku põhja minev ära kasutamine, et ei samastu oletatavate prototüüpidega ega kirjaniku endaga. Ma kannan vist kaasas mingeid probleeme ja intensiivsusi, mitte tegelasi. Ja huvitav on see, et Madis Kõivul on üks hästi sarnane formuleering, mis on ühes tema lühikirjutises ja mille nimi on subjektiivsus objektiivsusest. Ja siin me kohtame natuke sarnast väljendust, et süvenemises mina põhjani langevad ära kõik minu isiklikud atribuudid, asjad ja asjaolud. Täpsemalt mina enda poolt suvaliselt juhitud ja indutseeritud seigad. Seigad on kaotanud subjektiivse või kui soovite siis isikliku värvingu. Seigad tulevad ise nii, nagu nad tulevad vaba meie personaalsest interpreteeringust. Nendel eneseanalüüsidel, nagu ma olen ka varem ühes artiklis proovinud Kõivu kohta näidata, on tegelikult palju öelda kirjandusliku kujutamise ja isegi natuke sellise tänapäeval moest läinud mõistete kohta nagu realism ja modernism. Võib-olla mäletate veel selliseid asju. Aga nende kahe tsitaadi juurde tuleme kõige lõpus veel ühe korra tagasi. Minu artikli, mille tutvustusse praegune ettekanne on, mida ma üritan praegu kirjutada, teoreetiline taust pärineb Frederick Jamesoni raamatust Realismi antinoomiad. Ja see üks viimase aja parimaid kirjandusliku realismi kohta kirjutatud raamatuid pakub välja ühe provokatiivse teesi, et värskelt uuesti mõtestada kogu moodsat romaanikirjandust ühe keskse eristuse perspektiivist, mida kohe selgitan. Ent see provokatiivne tees ise kõlab järgmiselt. Enne 19. sajandi keskpaika ei registreerunud inimese keha kunagi kirjanduslikus kujutamises otsesel viisil. Nüüd kindlasti paljud teist küsivad, et kuidas nii, mis mõttes. Aga see tees on veel spetsiifilisem. Loomulikult leiame varasemast kultuurist ohtralt kehade ja füüsiliste kogemuste kirjeldusi. Kui Jamesoni hüpotees või selline nagu
mõte on järgmine, et modernse ajastu eelne keha oli alati kujutatud allegoorilisel viisil, kas religioosselt, filosoofiliselt või sotsiaalselt personifitseerituna. Kuid keha enese füüsiline seisund ei olnud kirjanduslikus representatsioonis kunagi üles ehitavas või autonoomses positsioonis. Kusagil 19. sajandi keskpaigas hakkab kirjandus, mis varem kujutas näiteks inimese emotsioone alati allegooriliselt, tegelema nimetute kehaliste seisunditega. Väike vahemärkus, keha tulek kirjandusse seostub ka muidugi ühe kuulsa kultuuriteoorias leviva teesiga, milleks on siis meie tänapäevase olukorra selline ajaperspektiivi järk-järguline kadumine meie kogemusest ja asendumine sellise kestva olevikuga, millele ei suudeta siis alternatiivi kujutada. Nii siukses isiklikus plaanis tihti või poliitilises plaanis ja nii edasi. Inimkogemus, millelt on aga võetud ajalise perspektiivi sügavus, taandub aga paratamatult kehale, millele muule. Seda muutust, mida see nagu täpsemalt ikkagi tähendab nüüd, aitab selgitada eristus affekti ja emotsiooni vahel, mis on selles raamatus olulisel kohal. Need emotsioonid on läbi aegade liigendunud inimeste jaoks nimede kaupa, asetudes tavaliselt binaarsetesse opositsioonidesse ja isegi sellistesse suurtesse tabelitesse. Tasub meenutada näiteks siis Aristotelese emotsioonide liigitusi või Descartesi näiteks hingepassioone. No kultuuriti need erinevad, teate on, et hiinlastel on mingisugused nimed seal, mida ei ole eurooplastel näiteks. Ja vastupidi, aga ikkagi alati on see point on selles, et need on nagu selline nimede nomenklatuur, kuidas emotsioonid jagunevad. Affekt see vastu on, aga lihtsalt kehaline tunne. Ja nüüd otsustav selles teoorias on just nimetamise akt ise ja selle mõju kehale. Artikuleerida mõnda emotsiooni tähendab anda sellele nimi. Affekti ainsaks sisuks on aga aktiveerida keha. Nimi muudab hämara tunde asjaks, millekski konkreetseks ja lõpetatuks. Näiteks nagu raev, kurbus. Need on nagu ise mingisugused sellised mikronarratiivid peaaegu hakkad mõtlema. Affekt ise jääb aga muidugi tabamatuks ning nagu registreerub tummalt. See, mida me elame iga päev oma kehaga. No võib küsida muidugi, et mis mõttes see juhtus nagu 19. sajandi keskel, aga heegelliku mõtlejana teab Jameson, et sellist muutust ei saa dateerida, vaid see on pigem sündmus, millest pärast selle toimumist niimoodi järk-järgult teadlikuks saadakse. Ta toob näiteks prantsuse kirjandusuurijana ülemineku Balzaci fiktsionaalset universumilt Flaubert'i omale. Kui Balzaci jaoks näiteks viitavad tema interjööride kirjeldused, näiteks Isa kurioos, mäletate, seal on see haisev pension, siis selliste lõhnadega, aga kui need viitavad seal veel allegooriliselt ikkagi nagu vaesusele ja viletsusele, siis Flaubert'i maailm on oma sellises kirjelduslikus intensiivsuses lihtsalt reaalne ja tumm. Jameson toetub suuresti siin ka Roland Barthes'ile, kes pani juba varem tähele oma essees reaalse efekt, et moodsas kirjanduses kipuvad realism ja tähenduslikkus ennast üha enam välistama. Nii et kui näiteks siis omakorda veel hiljem Flaubert'ist Zola kirjeldab meile näiteks 2 lehekülje pikkuses turulettidel vedelevaid juuste ja nende erinevaid lõhnu, mida nad levitavad, siis me viibime just nimelt sellise kehalise oleviku dimensioonis, kus liiguvad nii-öelda sellised üldistunud tunded, mis enam rangelt võttes midagi ei tähenda. Juustu kirjeldus saab läbi, romaan jätkub, aga see ei ole millegi metafoor, see turustseen seal juustudega. Nii et moodne realistlik olla soovi kirjanik orienteerub sellises 2 erinevas ajarežiimis, mis on oma loomult ebasümmeetrilised. Esiteks jutustuse lineaarne aeg, mis orienteerub nimetatud sündmustele ja emotsioonidele. Ta sisaldab endas kõike identiteeti ja tavamõistes elulugude valda kuuluvat. Ning samas teiselt poolt keha affektiivne olevik, mis on tegelikult ajatu ja koosneb sellisest üldistatud tundmustest ja millele saab vihjata eelkõige tavaliselt kirjelduste kaudu. Jameson järgi otsib realistlik kirjutus tasakaalu nende 2 dimensiooni vahel ja modernistlikus kirjanduses, mis sellele nagu järgneb ja reageerib sellisele maailmale, hakkab jutustus üha enam stseenilise kirjelduse kasuks lagunema.
Jutustust valitsev põhjuslikkus annab teed tähenduse tummale, kuid intensiivsele ülejäägile, mida kirjandus suudab siiski kaudsetel viisidel oma teksti lõimida. No siin tekib muidugi selline fundamentaalne küsimus, et ikkagi kui sa midagi ära nimetad ja kirjutad, siis see ei ole enam efekt, aga siin ongi tegemist nagu sellise dialektilise eristusega representatsiooni enda sees. Mõelgem selle peale. Kui võtta üheks sellise afektiivse atmosfääri manifestatsiooniks näiteks sükene ajalooline konstellatsioon nagu sõdade ja okupatsiooniaegne Ida-Euroopa oma kahtlustuste ja hirmude õhkkonnaga olemegi jõudnud enne Mihkelsoni loomingu juurde. Kuid et Mihkelson tõepoolest on lisaks heale kirjaniku andele ka sinna väga terav mõtleja, siis vaadakem korraks, kuidas on ta ise ühes oma lühikeses tekstis Lein seda sama fenomeni kirjeldanud. Olen siin jälle rõhutanud neid kindlaid kohti. Et mõnda sündmust või inimest tuleb mõista 3/4 pöördes. Hetkel, mil toimumist on veel võimalik tagasi keerata ning sündmuse nägu kõhkleb just nagu viimases heitluses. Kas siia või lõpuni? Kui siia, siis valguvad juba selgesti nähtaval olnud jooned tagasi, kuni vilksatab embrüo kurtsus vana inimese nägu, nagu algava lainetuse punktiks vaibuvad ringid. Kui lõpuni, siis võib juba nimest kõnelda. Et kui mingisugune sündmus on läbi saanud, siis ta saab lõpuks oma selle nime. See dünaamik on nagu põhimõtteliselt sama. Siin on kuidagi üritatud seda seest poolt kirjeldada minu arvates väga ilusasti. Nii, kuidas on nüüd selle eelpool kirjeldatud jutustuse ja stseeni suhtega, mida siis nägime siin, Mihkelsoni romaanides. Ma kirjeldan seda järgnevalt peamiselt tsitaatidega Nime vaevast, aga viitan ka ühele teisele tekstile. Ja mul on selline idee, et ma konstrueeriksin Mihkelsoni kirjandusliku karjääri kui just liikumisena nende selliste afektiivsete, mittepersonaalsete tajude aina peenema kujutamise suunas, millest ta saavutab oma viimases 3 romaanis sellise nagu kõhedust tekitava sujuvuse ja usutavuse. Aga näiteks Kujukeset väljakut, see on Mihkelsoni mõnes mõttes kõige enam selline konventsionaalne, kolmanda isiku perspektiivis kirjutatud jutustus. Peategelane Anna on seal, kelle elu jälgitakse. Aga selles romaanis sisaldab üks sükene prohvetlik kirjeldus sellest peategelasest Annast, mis saab minu arvates nagu kuidagi kehtima mõnes mõttes nagu Mihkelsoni enda tulevase loomingu kohta, mis kuidagi käib nagu tegelikult selle kohta, milles nagu Mihkelson saab nagu meistriks. Ja siin on süke tsitaat. Seal on sükene nagu auditoorium ja Anna istub seal ja kuulab vist kas eksami andmist või loengut. Ta hakkas nautima neid iseendast ära olemise hetki. Meeleolusid, mis murdsid koorest läbi, ja vaadaks seda metafoorikat. Tekitasid isikusetu segaduse, nagu ei tohiks ta kellelegi otsekoheselt silma vaadata, nagu peituks selles teise inimese süvenemise hetkes mingi oht. Siis võib Anna peaaegu kõik. Nagu huvitav koht. Ja mõnes mõttes see on nagu selle nagu vabaduse äratundmine, et kuidas sa saad nagu kirjutada tegelikult. Et sul ei peagi olema ette antud mingisugust süžeed, aga kui sa oled selles teatud nagu tsoonis, siis see kirjandus tuleb iseenesest sellest afektiivset tasandilt. Minu arvates Nime vaev, millest siin on ka omajagu juttu olnud, pakub näite sellisest Mihkelsoni täielikult välja arenenud andest. Selles romaanis on muidugi selgelt eristatavad sündmused ja tegelased, kel on nimi. Ja veel õigemini tegelikult romaan jaguneb peatükkideks, milles antakse lugejale enam-vähem selged koordinaadid ja asjaolud, millest korduvalt siis juttu hakkab olema. Ja nende asjaolude juurde siis pöördutakse igas peatükis üks erineva positsiooni juures tagasi. Samas on kõik need põhjuslikud suhted, toimunud sündmuste üksikasjad, hakkavad selle romaani teksti kulgedes üha segasemaks muutuma. Täpselt nagu Agnes Neier meile eelmises ettekandes ka seletas. Ja lausa skandaalne on see, et romaani viimane peatükk algab kahe lausega. Kohtusin keldrikorruse kohvikus Miiliga või kellegagi, kes vabalt võinuks Miili olla. Vahest oligi, kust ma seda tean. Kuid nimetatud ja selge sellise ontoloogilise staatusega sündmused, nagu öeldud,
on vaid üks tasand, mille juures pealegi selles tekstis nagu kunagi nagu väga kaua ei viibita. Selle romaani ühed kõige võimsamad ja võiks öelda, et lausa peapööritust tekitavad lõigud on just need, millest sellest jutustuse põhjuslikust ajast ennast nagu lahti haagitakse ja mis moodustavad selle suhtes selliseid autonoomseid hetki. Vaadake mõnda neist lausetest. Näiteks lehekülg 137 öeldakse vestluses Aadule. Joone pidevuse määrab taust, milles metsavend ja revolutsionäär kunagi ei kohtu. Nende vahel on mõõtmatu ruum, kuigi asetsevad teatud punktilt vaadatuna teineteise kohal. Esiteks juba see paneb nagu hästi mõtlema, mida siin nagu mõeldud on. Aga esimese lause on iseloomulik see, et räägitakse sellest nagu otsitakse seda nagu ühist keelt mingisuguse kahe erineva loo jaoks. Aga need kaks nagu osapoolt, metsavend ja revolutsionäär, et mõnes mõttes nende vahel pole nagu sellist ühist metakeelt. See on nagu see, mille kohta Lyotard ütleb näiteks, et keelelõhe või siis nagu öeldakse, et meil puudub selline neutraalne metakeel. Ja ühes teises kohas, hästi varases punktis romaanis, on kohtumine Kudrielliga. Mu ees seisis Kudrielli kui keegi, kes tuletas mulle midagi meelde, kuid ma ei unustanud hetkekski, et kui teda pole reaalsena olemas, et ta kuju ja teod moonduvad mu vaatavale pilgule vastavalt. Veel enam, ta tegudest ja sõnadest võin määratleda ise oma pilku, nagu voolaks minust midagi tähendusetut ja varjul olnud välja alles loodavasse ja sündivasse, aga ma ei valitse ega kujunda kehastuvat miskit. Ja minu arust selle teise lause ajamudel on nagu väga silmatorkav ja kõige tähtsam on see juures see, et püsitakse sellises momendis, kus üritatakse siis tabada selle inimese seisundit ja selle tõde, aga see on nagu selline, teatakse, et kui sa midagi ütled, siis on jälle mingisugune pseudolahendus sellega leitud, et üritatakse sellist nagu vahepealsust ära tabada. Kolmas näide, see on see, mis hakkas silma Madis Kõivule, kui sellist natuke isegi ärritav lause. Haistsin maalihke vahelt tõusvat olematuse olemasolu hingust, mis sai mu aladase kätte, nii et mul ei õnnestunudki seista kas ühel või teisel poolel sügavikku faasi nihet. Jälle nagu ühel või teisel pool, et saaks olla mingisugune kindel positsioonil. Võin alati ära pöörduva või tagasi vaatava pilgu vahemikus. Need lõigud esindavad minu arvates kohti, kus siis loo faabula, millesse me peaksimegi suhtuma nagu sellisesse lakaanlikusse reaalsesse, mis nagu sümboliseerimisele ei allu lõplikult. See on nagu selline abstraktne asi. See tingib mõnes mõttes ise, see faabula reaalne teatud mina jutustaja teadvuses sellise afektiivse pinge, nii et tavareaalsus muutub juba millekski nagu täiesti suhteliseks. See on mingisugused kindlad sündmused. Need kohad rõhutavad mitmete pilkude, tõeperspektiivide, vastuoluste soovide ja selliste nagu kehaliste kogemuste vahel viibimist, mille see küsimus tavamõistes nagu päriselt juhtunud sündmuste kohta muutub isegi võib-olla teatavaks selliseks pseudoprobleemiks, kui seda teksti arutada. Ja kirjutuse objektiks ongi saanud selle uurimuse või selle peategelase uurimuse ambivalentne oleviku hetk ise. Selle selline afektiivne nivoo. Niisiis, Mihkelsonile jääb normaalselt reaalsele autorile Mihkelsonile tema puhul jääb oluliseks faktoriks aktiivne uurimistöö arhiivis, ajalooliste probleemide kaardistamine, töö lugude ja oma mälestustega, mis loob nende tekstide loomise, nende romaanide kirjutamise võimalikkuse tingimused. Aga see kõik allub sellisel Mihkelsonikul loomehetkel sellele peaaegu kujutamatu ühistundesfäärile, milles kõik tõsikindlad asjaolud annavad tee pigem sellistele võimalikele relatsioonidele, millesse selle ajastu tegelane, isik võib sattuda. Ongi sellised relatsioonide parved. Ja me oleme siis mõnes mõttes jõudnud selle alguse mõtte juurde tagasi. Läbi isiku põhja kirjutamine
tähendab siis sellist nagu oma subjektiivse perspektiivi ületamist, süvenedes selline ajalooliselt sellise afektiivsete üldistunud tunnete sfääri, milles levivad siis juba inimeste sellised kogemuslikud mikrosingulaarsused, pilkude ja kahtlustuste maasalutud sündmuste tõed, mis jäävad väljaspoole tavalist ajaloo diskursust, mis koosneb juba nimedest, sündmustest ja lineaarsest ajast. Ja selles sfääris annab siis jutustuse sidusus järele, see katkeb, et anda siis teed sellisele stseenilisele tõepärasusele, mida me nendest romaanidest loeme ja siis nagu justkui juba otse registreerime. Aitäh! Suur tänu sulle, Indrek, selle ettekande ja sissevaate eest. Kuidas nüüd on, et... Aitäh, see oli väga huvitav kuulamine ja ma lihtsalt ütlen repliigi, kuna me oleme siin Tartus praegu, meil oli eile õhtul üks väikene sümpoosium veel Hegeli teemadel, siis mulle lihtsalt tuli üks selline analoogia, mida ma mõtlesin, ma repliigina võin öelda, et Hegel tegelikult ka oma loogika teaduses kirjeldab nii-öelda sellist isiksuse sündi justkui ja seda meetodit, kuidas siis see isiksus nagu konstitueerub ja see mina põhjani mineku, need 2 tsitaati tulid minule hästi analoogsed, kus tegelikult inimene muutub nagu iseendale meetodiks. Iseenda meetod kui siis selline kreekapäraselt teekond või tee. Et inimene kasutab nagu iseennast tõesti ja seedib nagu kõige sügavamal mingisugusel arhetüüpsel või arhailisel tasandil seda kogemust läbi, mis iganes elemendiga ta siis kokku ei puutu. Ja sellises hegelikus variandis, sa ise ka mainisid teda korra, olekski see tegelikult see isiksuse tee või mingisuguse isiksuse konstitueerumise mehhanism sellest mina põhjast läbikäimine ja seal ei sünni mitte mingisugust sellist monarhi või suurt Napoleonit, vaid selle tulemuseks on ka teatud selline tõesti tühistus või tühjenemine hoopiski nendest kõikvõimalikest sellistest killukestest või fragmentidest, mille iganes elemendiga me siis kokku ei puutu. Et mulle tekkis lihtsalt selline analoogia siin seda juttu kuulates ja kuidagi rõõmustas. Aitäh, selles on jah, lisaks kõigele muule ka mingisugune võõrandumuslik moment, et see on midagi on sellist õõvastavat ka selles Anna tsitaadis, et korraks ta kuidagi läheb ise endast nii välja, et annab ära kuidagi ennast selles... Ütleme, sellises hegelikus pruugis oleks selline absoluutne negatiivsus, selline mingisugune süvik, mis on lahti, mis on korraga väga suure jõuga seotud ja teistpidi ka millegi destruktiivsega võib-olla, isegi millegi ohtlikuga. Ja minu meelest me neid kohti kohtame hästi tihti tal, nii ahasveeruses kui nimevaevas, kus see süviku, isegi võib-olla metafooridena tuleb selline koht. Ja aitäh. Kasutan ka võimalust, et mind hästi kõnetas sinu ettekanne. Kuidagi ma eile hästi põgusalt nimetasin seda uurimuslikku kirjutamist või tunnetuslikku uurimust ja mulle tundub, et sellest, kuidas sina rääkisid mingitest nendest momentidest, sellest on hästi palju sellist püüdu tunnetuslikult sellele järele minna, mingi sellele tundele või mis seal taga nagu on. Et see kuidagi hästi mind kõnetas. Ja võib-olla ma paari asja tahtsin korra küsida, et see lein, kas see on sellest surmasünnipäevast? Jah, see surmasünnipäeva viimane lugu. Okei. Jah, ma tahtsin lihtsalt selle ära pöördava ja selle pilgu juurde tagasi minna, et see moment, see tagasivaatava ja ära pöörava pilgu, mida sa seal leinas ka tsiteerisid, et see tundus mulle hästi kõnekas ja ma kindlasti tahan seda vaadata uuesti.